Tere, et olemegi siis jõudnud seisu, kus mitte midagi ei saa aru ja sageli ei saa mitte midagi aru. See on seotud ja minu selle uue suhtega, mis on siis kestnud võib-olla 6 aastat äkki või. Ja, ja nemad nagu, ma mõtlen kõik, mis selle suhtega kaasa on tulnud, need partneri ema ja lapsed ja kõik on nagu hästi sellises emotsionaalses vaibis. Ja neil on mingid omad, partneri kaasa arvatud, neil on omad tõekspidamised selles emotsionaalses vaibis. Ja me ei saa mitte midagi aru. et kõik see nagu maailm veereb nagu hästi kiiresti. Ja neil kõigil veel need erinevad need tõekspidamised selles emotsionaalses vaibis siis. Ja kas ja kui palju need on tõsi ja kas ja kui palju need muutuvad ja et oleks tegu usklik ka ja saaks aru. et siis saaks aru, kui ta on mingi muu asi. Lastest me sellepärast nagu saan rohkem võib-olla aru, et nemad on ka kristlased. Muidu nagu see kõik on hästi haruldane ja see kõik on hästi emotsionaalne ja see kõik veereb nagu pall ja veereb hästi kiiresti mingis teises maailmas. Ja ütleme, ma protsessin neid asju nagu enda sees läbi ja iga päev on nagu uus ja ma katsun seletada neid energiaid ja vahendada, et inimestel tekiks parem arusaamine. Näiteks ütleme, on tüli ja mina olen suuteline suhtlema mõlema osapoolega. Aga tülis olijad ei suuda omavahel nagu suhelda näiteks või on väga kaugel üksteisest. Siis kui mina suhtlen nende mõlemaga ja siis räägin sellest, kuidas ma nende mõlemaga suhtlesin, siis see peaks teoorias tekitama sellise välja, kus need asjad siis lahenevad. Et palju on sellist suurt pinget, mis on seotud ikka selle Orioni portaali või selle tähevööga, kus mingi suur lai pinge, kus ei saa nagu mitte midagi ei saa aru. Et on emotsionaalne süda on üks vastuseid, emotsionaalne süda. No ma loodan, et see ei lähe hullumeelsuseni, et annaks Jumal, et see ei läheks hullumeelsuseni, see emotsionaalsus, vaid et see oleks ikka tervislik, heatahtlik, õnnelik emotsionaalsus. Et palume Jumalat, et ta hoiaks need emotsioonid nagu tervislikena, heatahtlikena, õnnelikena. Sest muidu nagu protsessid seda ja teist ja seal on mingi vihalaine ja ma loodan ka meie suhe nagu partneriga, et see kuidagi jääb mingi imekombel nagu püsima mingis heas vormis. Hästi palju sukest negatiivsust on õhus ja isegi sellist pahatahtlikkust on hästi palju õhus. Ja eks ma järgmine üritan neid asju nagu lahendada, need negatiivsus ja pahatahtlikkus, aga seda on nii palju ja ma korraga kõike ei suuda. No et kes arvab sellest halvasti, too arvab tollest halvasti. Too on võtnud pähe, et see on ikka. Ja ma räägin peredest, suguvõsadest. Ja kahju, et kõige selle sees on nagu nii palju selliseid tülisid ja vihastumisi ja nagu sellist valet arvamist nagu teise inimese kohta. Ja seda kõike on nii palju ja lapsed ka veel tülitsevad ja kaklevad omavahel.
ja kogu see kaadervärk või see kammaja, et see on nagu jõudnud mingisugusesse arusaamatusse vormi, kus nagu mitte midagi ei saa aru. Aga lähen mina sinna usukaaslaste juurde ja seal ma saan kõigest aru kohe. Et, et peab olema mingi usk, on ju, muidu ei saa mitte midagi aru. Et mingit religiooni me peame praktiseerima või mingi vaimsust. Et meil oleks nagu mingisugune arusaadavus elus, on ju. Sest muidu me oleme nagu nähtamatud teistele ja raskesti loetavad teistele. Nojah. Aga no see on vabatahtlik selles mõttes, et kindlasti on toredaid inimesi ka, kes ei praktiseeri ühtegi religiooni ja kes on lihtsalt toredad inimesed. Ja sellised on ka tore, on ju. Ma loodan, et see suhtekonflikt, et see ei jõua mingisuguse hullemasse jamasse või. Et kogu aeg on õhus nagu nii palju pahatahtlikkust ja tüli ja vihkamist ja vaenu. Et see, no mina olen võib-olla vastuvõtlik inimene, et see on lihtsalt hämmastav, kuidas ma üldse suudan nagu toimida selles kõiges selles keskkonnas, on ju. Hästi vaikselt me saame seletada ühte, seletada teist, nagu mingeid asju maha võtta, mingeid asju vähendada, on ju.